totaalne sõda on kõigis Euroopa maades saanud ümberlükkamatust tõsiasjaks. Ajal, millä meie mõtted viibivad pidevalt meie sõdurite juures, ei ole meie käed hetkekski puhanud. Peaaegu kuni peavõitlusliini positsioonideni koristab talude põllult saaki. See olgu meie kõigile näiteks, et sõda on meile kõigile saanud tõsiasjaks, mis ei talu enam tegevuseta pealtvaataja. Rinne teab ammugi, et kodu pole enam rahulik, passiivne või kannatav, vaid et meie kodu kaitseb end. Ja ta peab ka teadma, et võitluste kasvava raskusega tõusevad ka kodupingutused. Relvade kaitsel koristavad talunikud Appe võitlusruumis vilja. Samal ajal kaevavad grenaderid põldudel kaevikuid, seavad sidepunkte ja paigutavad oma relvad viljasaagi kõrval positsioonidele. See kõik nagu kuulub lahingu juurde Balti ruumis, kui talunik hommikul veab vilja põllult ja pärastlõunal ühe pommitaja alumiiniumrusud, et need ümbervalatuna võiksid jällegi kord õhus hõljuda. 22-aastane Eesti rüütteristikandja Harald Nugiseks, kes Eesti vabatahtlike üksuste vihastes rünnakvõitlustes osutas väljapaistvat isiklikku vaprust, veetis paar puhkusepäeva oma kodus ühes Eesti külas. Talu, mis kord koosnes 7 ehitusest, on bolševike poolt põletatud. Kuid juba on materjalid uute tallide ja hoonete jaoks kohal. Naabritalude talunikud, ainsad järele jäänud mehed Karjakülast, on tulnud külastama sangarlikud võitlejad. Ka nende pojad võitlevad rindel, et kaitsta oma kodumaad bolševistliku laviini vastu. Saksa, Läti ja Eesti väeosad tekitavad, nagu seda näitavad tõrjevõidud Miitavi, Pauske, Pirsai, Madona ja Peipsi juures, nõukogudele ebatavaliselt suuri kaotusi inimeste ja materjali näol. Kurama võitlusruumis rakendati tegevusse Saksa rasked suhtlikid. Riiast lääne pool liikusid Saksa rünnaküksused läänest ründavate oma tankiüksuste suunas. Nii loodi Kuramaal võitlevate väeosadega vahepeal katkenud ühendus uuesti. Ristlejad, hävitajad ja sõja merelaevastiku suutikipaadid lõid edukalt sekka võitlustesse rannikujoonel. Purustasid laevastiku suutikitulega vaenulikud vastupanekupesad ja kergendasid seega edasi tungivad jalgväge märgatavalt. Soomustatud eelüksused murdsid sisse enamlaste liinidesse Miitavi ja Tukkumi vahel. Tungides edasi Tukkumist mööda, murti Nõukogude haardetiib. Saksa väejuhatus suutis kindlalt rakendada kõiki nõutavaid jõude. Lahingu piiril. Bolševikke võetakse vangi. On näha, et Stalinil ei ole enam eliitvägesi lahingusse saata. See
suur hotell Kemeri ranna lähedal hüljati bolševike poolt põgenedes. Pärast seda, kui nad olid tuntud suppeluskohas Riia lähedal käitunud barbaritena. Pilk maastikule Riia lahe rannas, kus peeti kibedaid võitlusi. Rannahotelli tornis heisatakse uuesti Saksa ja Läti lipud.